Tere! 1905. aastal kirjutas Eesti luuletaja Juhan Liiv luuletuse, kus oli selline rida. Ükskord on Eesti riik. See oli aeg, kus mitte keegi ei julgenud veel Eesti riiklikust iseseisvusest eriti mõeldagi. Jah, ärkamise ajal olid olnud meil Hurt ja Jansen ja Jakobson ja olid leidnud, et Eesti rahvus on üks tore rahvus. Aga nad olid rohkem nagu, et korjame siin rahvaluulet ja üritame saada balti-sakslastega võrdseks ja loome siin põllumeeste seltse ja nii edasi. Aga Eesti iseseisvus oli hoopis teine asi. Ja veel 1905. aastal, kõigest 13 aastat enne Eesti Vabariigi sündi, tundus see mõte suht hull. Nii hull, et ainus, kes seda mõelda julges, oli Juhan Liiv, kes parajasti elas Hullaris ja elu lõpus arvas, et ta on Poola kuningas. Aga tänases tunnis me näeme, et hull või mitte, aga vähemalt see rida ükskord on Eesti riik saigi tõeks ja seda üllatavalt varsti. Sel samal ajal, 1905. aastal, kui Juhan Liiv oma luuletust kirjutas, toimus Vene impeeriumis ja sealhulgas ka Eestis 1905. aasta revolutsioon. Mäletate, mõned eestlased hakkasid siis soovima rahvuslikku autonoomiat, et oleks Eesti autonoomne osariik. Sel ajal seda veel ei saavutatud. Aga nüüd 1914. aastal puhkes esimene maailmasõda ja Venemaal ei läinud selles sõjas eriti hästi ja 1917. aastal puhkes Petrogradis veebruari revolutsioon. Tsaar Nikolai II astus tagasi ja tema asemele tuli ajutine valitsus. Nii, ja siis eestlased olid, et Venemaa on nüüd demokraatlik. Äkki nüüd lubatakse meile lõpuks ometi autonoomiat. Ja tollal elas Petrogradis ehk Peterburis 10 000 eestlasi. Ja see oli ju tollal eestlaste jaoks pealinn, eks ole. Ja siis need Peterburi eestlased tegid ühe suure meeleavalduse, et ajutine valitsus, meie eestlased tahame autonoomiat. Ja siis ajutine valitsus oli umbes, et nojah, miks ka mitte. Ja siis 30. märtsil 1917. aastal moodustati Eesti rahvuslik kubermang. Peaaegu 300 aastat olid eestlased elanud kahes eraldi kubermangus. Mäletate, Eestimaa kubermang ja Liivimaa kubermang. Liivimaa kubermangus olid nii eestlaste kui lätlaste alad. Aga nüüd tõmmati piirid ümber rahvuste järgi ja eestlaste alad ühendati. Ja eestlased olid, et jee! Ja kubermangu juhiks ehk komissariks sai eestlane Jaan Poska. Ja üldse said eestlased seal kiirelt nii-öelda jämeda otsa enda kätte. Asutustes ja koolides võeti kasutusele eesti keel ja siis toimusid üle-eestilised demokraatlikud valimised ja selle tulemusel moodustati Eesti esimene parlament, maanõukogu või maapäev, kus enamik saadikuid olid eestlased. Aga siis üsna varsti toimus Venemaal oktoobrirevolutsioon ja bolševikud ehk enamlased hakkasid ka Eestis võimu haarama. Nad hakkasid kohe demokraatlikke vabadusi piirama ja tahtsid kehtestada ühe parteisüsteemi ja eestlaste rahvuslike eesmärkide suhtes olid nad umbes, et mis Eesti rahvus, see on mõttetu. Ärge tegelege sellise juraga, me peame tegelema ülemaailmse töölisklassi probleemidega. Ja maanõukogu vaatas, et need bolševikud on kahtlased tüübid ja 15. novembril 1917 kuulutas maanõukogu end kõrgeima võimu kandjaks Eestis. Ja see on hetk, mida mõnede inimeste meelest võiksime pidada tegelikult Eesti iseseisvumiseks, sest see tähendas sisuliselt, et Eesti lööb Venemaast lahku. Igatahes maanõukogu võttis endale ka eesmärgiks kutsuda kokku Eesti asutav kogu. See oleks pidanud koostama Eestile põhiseaduse ja siis oleks juba tehtud parlamendivalimised ja olekski normaalne toimiv demokraatlik riik. Aga maanõukogu võttis sellised otsused vastu küll, aga enamlased ajasid maanõukogu laiali ja võtsid võimu kõikjal enda kätte, keelasid kõik rahvuslikud ajakirjad ja erakonnad ja nii edasi. Aga siis samal ajal toimus esimene maailmasõda. Sakslased tungisid järjest edasi ida poole, sõja idarinne hakkas jõudma Eestisse ja 1918. aasta veebruaris hakkasid enamlased Eestist põgenema. Ja siis tekkiski selline olukord, kus kommunistid olid juba lahkumas, aga sakslased polnud veel kohale jõudnud. Ja maanõukogu liikmed tegutsesid salaja edasi ning siis otsustati, et see on meie võimalus, me peame seda ära kasutama. Paljudes linnades ja vallavalitsustes võeti võim jälle enda kätte ja siis otsustati, et me peame välja kuulutama iseseisva Eesti Vabariigi ja siis ütlema sakslastele, et meie jääme selles sõjas neutraalseks. Umbes, et siin on iseseisev riik, ärge puutuge meid. Ja kuna selle asjaga oli nagu ülikiire ja samal ajal käis sõjategevus, siis moodustati 3 liikmega Eestimaa päästekomitee, mille liikmeteks olid Konstantin Koonik, Konstantin Päts ja Jüri Vilms.
Nemad pidid siis selle Eesti riigi väljakuulutamise lõpule viima. Umbes nagu jalgpallis kogu meeskond teeb eeltöö ja siis nemad olid see ründetrio, kelle ülesandeks oli pall väravasse saada. Igatahes kiirelt koostati selline dokument nagu iseseisvusmanifest või manifest Eestimaa rahvastele. Põhimõtteliselt sarnane asi nagu Ameerika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioon 1776. aastal, eks ole. Aga ega lihtsalt dokument kedagi iseseisvaks ei tee. See oli vaja välja kuulutada ja oli vaja, et seda toetaks rahvas ja toetaksid ka teised riigid. Nii, esiteks siis 23. veebruaril 1918 loeti manifest ette Pärnus, Endla teatri rõdult. Ja siis 24. veebruaril 1918 tehti seda ka Tallinnas. Ja kohe alustas tööd ka Eesti ajutine valitsus. Eesti lipp tõusis Pika Hermanni torni ja kõik olid, et jee, Eesti! Aga siis järgmisel päeval tungisid juba Saksa väed Tallinnasse ja olid umbes, et Eesti? Was ist das? Neil oli suht suva, et eestlased olid oma arust mingi riigi loonud. Ja nemad andsid võimu hoopis kohalike Balti sakslaste kätte, kes muuseas lootsid luua oma riiki, Balti hertsogi riiki, kus oleksid tänapäeva Eesti ja Läti alad ja kus valitsev rahvus oleksid sakslased. Ja osa Eesti poliitikuid arreteeriti ja algas Saksa okupatsioon. Aga siis juba novembris 1918 andis Saksamaa alla ja esimene maailmasõda lõppes. Ja võitja riigid eesotsas Inglismaa ja Prantsusmaaga ütlesid, et okei, Saksamaa tõmbab nüüd oma väed vallutatud territooriumidelt välja. Kõtt! Ja Saksa okupatsioon sai läbi, Eesti ajutine valitsus ronis põrandalt välja, alustas tööd ja kõik vaatasid, et sakslasi ei ole, enamlasi ei ole. Eesti on vist iseseisev nüüd. Wow, lahe, pidu! Ja siis hakkame vaikselt oma riiki üles ehitama. Aga siis enamlased Venemaal vaatasid, et ahaa, sakslased on läinud. Nüüd on meie võimalus kaotatud alad tagasi saada. Ja ühtlasi oli neil plaan teha kommunistlik maailmarevolutsioon. Ehk siis Lenin ja sõbrad uskusid, et kui Venemaal on juba kommunistid võimule saanud, siis nüüd tuleb minna ja teistes maades ka kommunistid võimule aidata. Nii kaua, kuni kogu maailm on kommunistlik. Ja loomulikult tahtsid nad teha seda ka Eestis. Ja 28. novembril 1918 ründasid Nõukogude Venemaa väed ehk Punaarmee Narvat. Eestil polnud veel korralikku oma sõjaväge, meestele polnud eriti relvi anda, inimesed olid pikast maailmasõjast väsinud, majanduslik olukord oli kehv ja tundus üsna tõenäoline, et Punaarmee tungib Eestisse ja ongi pidu läbi. Et ei tea, kas on mõtet üldse vastu hakata. Aga räägitakse, et kui teade Punaarmee rünnakust jõudis Tallinnasse, siis Eesti ajutise valitsuse peaminister Konstantin Päts oli löönud rusikaga vastu lauda ja öelnud, hakkame vastu. Ja sellega algas Eesti vabadussõda. Aga sellest juba järgmises videos. Kokkuvõte. Esiteks, 1917. aastal toimunud veebruari revolutsiooni järel moodustati eestlaste nõudmisel autonoomne Eestimaa kubermang, millega ühendati eestlaste asualad. Teiseks, ametiasutustes võeti kasutusele eesti keel ning demokraatlike valimiste teel valiti Eesti esimene parlament, Eestimaa maanõukogu. Kolmandaks, oktoobri revolutsiooni järel tulid Venemaal võimule enamlased ning hakkasid demokraatlikke vabadusi piirama. Seetõttu kuulutas Eestimaa maanõukogu end kõrgeima võimu kandjaks riigis, mis tähendas sisuliselt Venemaast lahkulöömist. Enamlased saatsid maanõukogu laiali. Neljandaks, kui enamlased 1918. aasta veebruaris peale tungivate Saksa vägede eest põgenema hakkasid, moodustati Eestimaa päästekomitee, mis korraldas iseseisvuse väljakuulutamise 23. veebruaril 1918 Pärnus ja 24. veebruaril Tallinnas. Viiendaks, Eestisse tunginud Saksa väed Eesti Vabariiki ei tunnistanud ning algas Saksa okupatsioon. Plaaniti luua Balti hertsogi riik. Kuuendaks, pärast Saksamaa alistumist esimeses maailmasõjas Saksa väed hakkasid taanduma ning Eesti iseseisvus taastati. 1918. aasta 28. novembril ründas Punaarmee Narvat ning algas Eesti vabadussõda. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle.